Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Blue, black and white lives matter. See on Aruvüla kosmoseprogramm. Tere Eesti! Teie lemmikteadlased on tagasi. Jah, sinimustvalge lehvib taustal ja rõõm on olla tagasi eetris. Just, täna on siiski tähtis päev, peaaegu nagu riigipüha. Ja, et vahepeal siin on seniilil kindlasti mingid edusammud ette kanda ja... Helistaks äkki kohe seniilile? No minugi poolest mul on aku täiesti täis ka, et... Ja ma veel oma uut telefoni nii hästi ei tunne, et ole hea, lase käia. Nii, kutsub praegu. Halo. Tervist. No kindlasti tervisemärgiks on meil ka kõigil kindlasti maskid ees siin stuudios. Muidugi. Ja mina olen üldse teises ruumis. Meil on ka pleksiklaas vahele pandud siia. Jah, tehniliselt sai meil kontoriruumist nüüd 2 kontoriruumi. Ja, pööratud nurkadega pleksiklaas, et kui surmav taud tahab nurga taha minna, siis on lisatakistus ees. Jah, aga takistusest rääkides, Seniil, kuidas sinu ja rahvusvahelise kosmosejaama seiklus üldse lahenes? Me pole vahepeal mitte midagi just kuulnud. No mis ta siin lahenes, tuli võtta vastu kiireid otsuseid, sest et olukord oli hull ja meenus, et kui ma siia ISS-ile tulin, siis ma ju sidusin enda raketi ju ISS-i külge. Kuidas ta muidu siin kogu aeg nagu olemas oli, et fikseerisin ära köiega ja siis tuli meelde, et rakett on küljes, tõmbasin kiiresti endale skafandri selga, söösin kosmosesse ja tõmbasin raketiga lihtsalt selle kuramuse kaadervärgi lihtsalt paika tagasi, et ühesõnaga orbiidile ja nii see lahenes. Et kes ei mäleta, siis viimases saates hakkas ISS maa poole sööstma orbiidilt kontrollimatult väljas ja taudist siis nii-öelda halvatud astronaute täis. Jaa, aga kuidas need sanistunud astronaudid või kuidas nendega üldse läheb? Mis neist sai? Et mis nende astronautega siin oli, et samamoodi, et tuli teha kiireid otsuseid ja leida kiired vastused, et tegin siin mingised arvutused ja... Kiired ja... Sain aru, et ainuke lahendus on see, et tuleb nad eraldada minust. Et saatsin nad... Avakosmosesse? Saatsin nad avakosmosesse, jah. Täpselt nii. Nagu tahtsid ise olla karantiinis ja viskasid astronaudid ilma skafandrita avakosmosesse? No aga mida te ise teinud oleks? Ei, ma ikka panin skafandrid selga neile, aga kuna mingil põhjusel nende nagu varustusest puudus üks skafander, et ma ei saanud endale, nagu andsin Borissile nagu sõbramäe pooles. No see on väga õilis tegu, et samas said nagu seda aega ära kasutada ja 3 kuud ise karantiinis olla, et see peaks arvutuste kohaselt ju aitama. Täpselt, aga eelmise osa täpsustuseks veel, et kõik need astronaudid on elus, et nad nende trõkadega, nende koormarihmadega ma lasin nad siia praegust ümber selle ISS-i õljuma ja kõik on fikseeritud, et ma saan nad alati sisse tagasi tõmmata, kui olukord paraneb. Ja. Aga mis neist enam nagu teisi sõnu, sul lihtsalt ei ole enam haigust ning võib öelda, et karantiin on olnud edukas? Karantiin on olnud edukas jah, et tegin siin just endale veel teste siin, viimased 3 päeva olen teinud igaks juhuks päevas 3 testi, et olla ikkagi kindel ja ei ole seda koroonaviirust mul enam. No see on super, aga kuidas äkki teeks vahepeal ühe muusikapala, et Aruküla kosmoseprogrammil on ju teatavasti ka audioteleskoop, millega saab kuulata kosmosest pärinevat suurepärast muusikat. Yeah.
no see muusikapala nüüd paitas kõrvu küll suurepäraselt Kuubis. Jah, oli ka endal tunda meeldivuse tunnevärke. Aga kuidas on siis tunne, oled esimest korda maailma ajaloos üldse ühe ja ainsa inimesena rahvusvahelises kosmosejaanas? Korraks oli päris keeruline, aga ma ütleks ausalt öeldes, et ka väga produktiivne, et ma olen siin üht-teist kõpitsenud, aga sinimust-valge lipp on kindlasti juba Vardas. Just, et lehvib kosmoses nagu Apollo missioonide ajal. Sinimust-valge on juba Vardas ja leidsin ka siin kapist kusjuures Balti kilu, et mingil põhjusel ja siis tegin endale siin kilu võileivasid ja päris hea oli tegelikult, et kas see mitte raketis sul ei olnud see Balti kilu, kui sa siit läksid? Õige, ja ma ise ju tõin selle siia muidugi ja mul läks täiesti meelest ära. Kosmoses muutub nagu tõmbab ajameelseks vahepealt, et ega. Ei no ega imesta küll, et seal ei saa ju aru, kus on üleval ja kus on all. Oota, aga pole isegi selle peale mõelnud, siis järelikult teiste astronautidega on ju seis veel hullem kui sul. Et kuidas neil üldse seal läheb? Ja neil pole lage ega põrandat. Õljuvad seal õues 3 kuud juba. Nojah, aga nad on niikuinii seal niisuguse hibernatsiooni peal pigem praegust, et ma keerasin neil need kraanid nagu hästi vähe lasin hapniku peale, et võimalikult kaua nagu välja veaks. Et no seal saab seda ju ise juurde toota ka. Ja muidugi saab ise toota, et mismoodi, teistmoodi siin ISS-i peal siis aastaid hingata saad järjest, et siin on kosmoses on hapniku tekitamismasin meil aktiveeritud ja no jah, et selge see, aga kui sa oled nüüd ise ainukese eestlasena seal kosmosejaamas, et kas ei oleks kuidagi paslik nimetada ka kosmosejaam ümber, et Aruküla kosmoseprogrammi astronaut ikkagi on nagu ainukene liige pardal, et milleks see enam siin see rahvusvaheline peaks olema nimes? Väga õige mõte kusjuures. Jah, et panemegi siis nimeks Aruküla Space Station. Ikkagi rahvusvaheline märk. Jah, ASS, et tahaks juba näha seda siramas kuskil mõne logo peal või LED-ekraani peal. Kui keeruline oleks sul lihtsalt ASS-i logo on täiesti mul juba tehtud, ma saadan selle teile kohe, et saate panna selle podcasti osa põhimõtteliselt logoks, et see on korras. Suurepärane. Aga see on küll väga pidulik moment, et Aruküla Space Station on siis tiirlemas maa orbiidil. Ja ennagi nuhke tunne. Olen nõus isegi šampanja joomiseks korra maski näoest ära võtma. Sama siin ja elagu. Ta elagu muidugi. Kui sa nüüd saaksid nagu mingi lähiajal saata selle raketi meile siia tagurpidi alla tagasi, nagu mul üks sõbra tuttav Elon Musk teeb, et siis me saame võib-olla ka ise sulle sinna ASS-i peale külla tulla, Senil. Mis sa sellest arvad? Kui nüüd aus olla, et ma ootakski teid siia ülesse külla võimalikult kiiresti, et ma nagu enne mainisin, et ma olen siin üht-teist nokitsenud ja mul on väga huvitav projekt siin käsil, et kas tahad kohe paljastada või jääme ootama järgmist saadet? No ütleme niimoodi, et isegi kui need kosmonaudid, kes mul siin ümber selle nimetame siis seda tänaseks ASS-i tiirlevad, õljuvad, et kui isegi need tegelised surnud on, siis me saame neile veel külla minna, nii et kellele me külla saame minna? No selles mõttes, et me saame minna igale poole. Põhimõtteliselt.
teadus, faktid, arvutused, tõestused. Blue, Black and White Lives Matter. See on Aruvüla kosmoseprogramm.